Tere tulemast, minu nimi on Kristi Jõeorg ja mul on südamest hea meel, et oled ka vast tulemas 21. jaanuaril 2026 tööohutuse ja töötervishoiu trehvile. Ja mul on südamest hea meel kutsuda siia meie väiksele lavale praegu siin veebis Külli. Tere tulemast, Külli! Tere, Kristi, tere kõik kuulajad, vaatajad. Ja Külli, sina tuled meile rääkima tegelikult niivõrd olulisest ja isegi ka vaimse tervise teema, füüsise nii-öelda hoidmise, heaolu hoidmise kontseptsioonist, taimed töökohal. Väga põnev minu arust, Külli. Palun räägi, mis on see, mida me kuuleme sinu käest läbi taimede töökeskkonnas? Mhm. No taimed kui ütleme, suure liigina saadavad meid ju tegelikult läbi kogu elu, et päris pisikesest peale kuni sinna elu lõpuvaatusesse ja noh, ega töökoht ei ole siis ruum või territoorium, kus neid saaks kõrvale jätta, et ikka nad on meie kõrval olemas, et on nad siis toataimedena, on nad töökoha õuealataimedena, on nad lilledena, mida kolleegile sünnipäevaks kingitakse, on nad kööginurgas maitsetaime potikesena. Et see on see pigem sissejuhatus. Aga lühidalt öeldes huvitas mind see, kuidas täna Eesti majandusmaastikul toimetavad organisatsioonid näevad ja hoiavad neid taimi, mis nende ruumidesse või õuealale siis on sattunud või asetatud või kuidas olekski tulnud, kuidas oleks õige öelda, et kuidas neid taimi vastu on võetud, kuidas nende eest hoolitsetakse ja mis emotsioone, mis mõtteid nad siis nii töötajatest kui organisatsiooni külalistes tekitavad. Väga hea. Nii et midagi täiesti teistsugust ja ma isegi ütleks, et ka mul endal siin ruumis, kuigi see siin taustal ei paista hetkel, on päris palju erinevaid taimi. Nii et see roheluse teadlik nii-öelda toomine ja käsitlus töökeskkonnas minu arust on aina enam selline toetavam ja õdusust ja sellist heaolu loov nii-öelda võimalus. Ja seda on viimasel paarikümnel aastal ka päris palju teadlaste poolt uuritud, on leitud, et taimed on ruumi õhu suhtes väga heaks selliseks parandavaks faktoriks ja on leitud ka, et vaimse tervise toetamisel on nad suureks abiks. Lisaks muidugi seesama, mida sina, Kristi, mainisid, see õdususe loomine, kodususe loomine, selline empaatia vajaduse rahuldamine, et sul on keegi, kelle eest sa saad hoolitseda töökohal oma lauanurgal või riiulis või koridorinurgas. Et nii on, jah. Ja teadlased on leidnud ka seda, et päris iga taim või igasugune taimekooslus töökohale võib-olla ka ei sobi, kui amet on eriline, spetsiifiline, et sellest ka natukene tuleb meil juttu. No väga põnev, nii et mina olen väga põnevil vaadata, millised taimed saaksin mina endale siia ruumi valida, mis üldse minu tegevusega kokku sobituks. Ja väga äge küll, et sa oled ülikoolis käinud sellist eriala õppimas ja head kuulajad, ma kutsun teid trehvile osalema ja tõesti kuulama seda põnevat teemat. Külli, ütle, miks sina arvad, et trehvile peaks tulema? Mina arvan, et trehv on üks väga äge kohtumiskoht töökeskkonna inimestele, juhtidele, spetsialistidele, põhimõtteliselt igaühele, kes soovib oma tööelu kvaliteetsemaks, turvalisemaks, tervislikumaks muuta. Just, jaa.
Külli, aitäh sulle, sinuga me näeme juba kindlasti 21. jaanuar 2026 ja sind, hea vaataja, ootame juba siis sellel päeval vastuvõtus, et anda üle sulle sinu päevakava ja näeme tööohutuse ja töötervishoiu trehvil. Rõõmsa kohtumiseni!